Trump ja Marco Rubio kaotasid kannatused Kuuba kommunistliku farsiga ning surve Kuuba vastu Valges Majas asetas kommunistliku režiimi Ameerika Ühendriikide uue pealetungi keskmesse. Eilne 27. mai kabineti istung avas olukorra, mis sel neljapäeval 28. mail 2026 näitab, kuidas Washington käsitleb Kuuba kriisi peamise ohuna kohe pärast sõda Iraani diktatuuri vastu. Marco Rubio rääkis Trumpi kõrval, ründas kommunistlikku ebakompetentsust ja nimetas KSAd Kuuba majanduse kontrollimehhanismiks. Ja ta tegi selgeks, et saart, mis on uppunud elektrikatkestustesse, nappusesse, massilisse põgenemisse ja mille eliit on kaitstud vaid 90 miili kaugusel Ameerika rannikust, ei saa enam eirata. Kommunistlik farss tuli ilmsiks, sest režiim süüdistab Ameerika Ühendriike, kuid nende enda juhid kontrollivad rikkust, nende pereliikmed otsivad elu kapitalismis ja Kuuba rahvas jääb endiselt hüljatuks. Mida Kuuba varjab? Miks eliit põgeneb Miamisse? Kuidas Trump nüüd survet avaldab? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Rubio kõne valitsuse kabineti koosolekul oli sõnumi keskmes. Välisminister ütles, et Kuubal on palju probleeme, sest seda juhivad ebakompetentsed kommunistid. Ta ei käsitlenud kommunismi teemat tühja ideoloogilise aruteluna. Ta osutas režiimi struktuurile ja tõi näiteks GAESA, Kuubas sõjaväega seotud konglomeraadi kui saare majanduse keskse osa. Washingtonis arvatakse, et rikkus ei jõua tavalise kodanikuni, sest see koondub poliitilise ja sõjalise eliidi kontrolli all olevasse masinasse. Just siin muudavad Trump ja Rubio lähenemist. Kuuba kriis ei seisne ainult elektri, toidu või kütuse puuduses. See on süsteem, mis on loodud selleks, et säilitada võimuladvikut samal ajal kui rahvas maksab arve. Rubio ütles samuti, et Ameerika Ühendriigid soovivad Kuuba rahvale head, kuid tegi selgeks, et Ameerika rannikule lähedal asuv läbikukkunud riik muutub riikliku julgeoleku probleemiks. See lause on kaalukas, sest see viib Kuuba välja vasakpoolse romantilise propaganda vallast ja asetab saare Valge Maja strateegilisele kaardile. Trumpi jaoks ei ole tegemist tavaliste kuubalaste tagaajamisega. Poliitiliseks sihtmärgiks on juhtkond, kes kasutab lipurevolutsioonilist retoorikat ja süüdistusi Washingtoni aadressil, et varjata oma enda vastutust sisemise kokkuvarisemise eest. GAESA sattus surve keskmesse, sest see esindab režiimi finantssüdant. Grupp tegutseb sellistes valdkondades nagu hotellid, sadamad, pangad, turud, kütus ja rahaülekanded. Rubio on öelnud, et see mudel toimib nagu riik riigis. Ilma läbipaistvuse ja aruande kohustuseta Kuuba rahva ees, kui sõjaline struktuur kontrollib kasumlikke sektoreid, samal ajal kui pered kannatavad elektrikatkestuste ja tühjade riiulite all, kaotab vastupanu narratiiv jõudu. Välja paistab kinnine eliit, kellel on ligipääs rahale, kinnisvarale, reisidele ja poliitilisele kaitsele. Havana vastas ootuspäraselt. Välisminister Bruno Rodriguez viis selle teema ÜRO ette ja süüdistas Ameerika Ühendriike surve avaldamises, ähvardamises ja energiablokaadis. Režiim püüdis muuta Trumpi pealetungi rahvusvaheliseks süüdistuseks, paludes teiste riikide toetust ja rääkides humanitaarkatastroofi ohust. Kuid see reaktsioon näitab samuti nõrkust. Kuuba tormab diplomaatilisele areenile, sest tunneb, et surve ei ole enam suunatud ainult kõnedele, vaid hakkab mõjutama ka mehhanisme, mis toetavad režiimi võimu. Havana katse on selge. Süü asetatakse väljapoole saart, samal ajal kui välditakse selgitamast, miks elanikud peavad toime tulema elektrikatkestuste, madalate palkade, toidupuuduse, ravimite nappuse ja pideva põgenemisega. Režiim püüab müüa vastupanu, kui tavaline kuubalane näeb päriselus hoopis midagi muud. Elektrit ei ole, toit muutub kallimaks, transport seisab, noored otsivad väljapääsu ja võimukandjate pered hoiavad uksi väljaspool saart endiselt avatuna. Seda vastuolu kasutavad Trump ja Rubio jõuliselt ära. Alina Rosales Aguirreo. Reeta juhtum suurendas veelgi Kuuba eliidi mainelangust. Ta on kindral Ulises Rosales del Toro tütar, kes on Havana sõjalise ja poliitilise süsteemi ajalooline tegelane ning USA migratsioonivõimud pidasid ta kinni. Uudis sai palju tähelepanu, sest see näitab režiimi jaoks ebamugavat olukorda.
Kuuba kõrge juhtkonnaga seotud pereliikmed, kes elavad või püüavad elama asuda Ameerika Ühendriikidesse. Samal ajal kui miljonid tavalised kuubalased seisavad silmitsi tohutute raskustega saarelt lahkumisel või oma elu korda seadmisel. See juhtum kinnitab arusaama, et kommunistlik eliit mõistab kapitalismi mikrofoni ees hukka, kuid otsib kapitalismist varjupaika, kui on vaja oma perekonda kaitsta. See on sümboolne hoop. Kuuba rahvas on aastakümneid kuulnud, et Ameerika Ühendriigid on vaenlane. Aga nad näevad, et ajalooliste juhtide sugulased elavad Lõuna-Floridas, tulevad viisaga, püüavad oma migratsioonistaatust korrastada ja elavad kaugel järjekordadest, elektrikatkestustest ja puudusest, mis rahvast tabab. Kuuba kokkuvarisemine ei jää saarele kinni. See ületab piire, toidab ebaseaduslikke võrgustikke ja avaldab survet mitmele piirkonna riigile. Hiljutised uudised näitasid, et kuubalased on Mehhikos ebaselges migratsioonistaatuses, ilma õiguslike garantiideta ja raskustega põhiliste teenuste kasutamisel. Samuti näidati 18 kuubalast, kes peeti kinni Brasiilias Roraimas, ebaseaduslikul marsruudil, mis hõlmas sõidukeid ja inimkaubanduses kahtlustatavaid isikuid. Rändajate seas olid nii lapsed kui ka eakad. See fakt näitab sotsialistliku läbikukkumise praktilist tagajärge. Kui riik hävitab minimaalsed elutingimused, põgenevad inimesed ükskõik millist teed pidi. Nad lahkuvad ohtlike teid pidi, ületavad nõrku piire, satuvad vahendajate kätte ja püüavad jõuda kohtadesse, kus nad saavad töötada, süüa, liikuda ja elada ilma hirmuta. Vasakpoolsed nimetavad seda Kuuba vastupanuks. Tegelikkuses on see eksodus ja eksodus ei sünni jõukusest, see sünnib meeleheitest. Trump ja Rubio kasutavad samuti majanduslikku survet poliitilise tööriistana. Trumpi mais allkirjastatud täitev korraldus laiendas sanktsioone Kuuba režiimiga seotud struktuuride vastu. See mõjutab strateegilisi sektoreid ja suurendab riski välisettevõtetele, kes aitavad toetada tippjuhtkonna kontrollitavaid valdkondi. Pärast seda hakkas Ameerika administratsioon sihikule võtma sõjaväega seotud isikuid, üksusi ja majanduslikke harusid. Loogika on lihtne. Kui režiim rahastab end suletud ja kindralite kontrollitavate ettevõtete kaudu, peab surve jõudma just sinna. See strateegia jätab Havanna ilma mugavusest süüdistada ainult vana embargo. Valge Maja nimetab nimesid, struktuure, raha ja mõjude võrke. Rubio ei räägi ainult kommunismist teoorias. Ta ütleb, et Kuuba kannatuste taga on konkreetne mehhanism. Veel üks vastuolu läheb režiimi kahjuks. Kuuba süüdistab Washingtoni lämmatamises, kuid sõltub impordist ja kaubanduslikest lünkadest, mis on seotud just Ameerika turuga. Levinud uudistes ilmub teave, et Ameerika Ühendriikide kütuste ja õlide eksport Kuubale kasvas 2026 aasta esimeses kvartalis. See toob esile tugeva iroonia. Havanna ründab Ameerika Ühendriike oma kõnedes, kuid vajab ressursse just sellest turust, mida ta demoniseerib, et leevendada osa oma enda energiasüsteemi kokkuvarisemisest. Kabineti koosolek näitas samuti, et Trump tahab hoida Kuuba teemat otse Valge Maja kontrolli all. Rubio tegutseb selle surve poliitilise näona, sest ta tunneb Kuuba eksiili kaalu. Ta räägib otse Florida kogukonnaga ja mõistab sümboolset jõudu seista vastu diktatuurile, mida vasakpoolsed on aastakümneid käsitlenud kui romantilist projekti. Nüüd on retoorika muutunud. Kuuba paistab silma kui läbikukkunud režiim, mida juhib ebakompetentne eliit, kes sõltub sõjalistest struktuuridest ega suuda oma rahvale isegi põhiväärikust tagada. Havanna püüab vastata verbaalsete ähvarduste, rahvusvahelise pöördumise ja suveräänsuse retoorikaga. Aga see suveräänsus, millele režiim viitab, ei jõua tavalise kuubalase, kes veedab tunde ilma elektrita, ega perekonnani, kes sõltub raha ülekannetest. See ei jõua nooreni, kes ületab piire meeleheitest. Ja see ei jõua töötajani, kes näeb, kuidas luksushotellid, mis on seotud riigistruktuuridega, säravad, samal ajal kui tema kodus valitseb nappus. See ongi see farss, mille Trump ja Rubio lauale panid. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.